Kui ma haigekassasse 8 aastat tagasi tulin, siis minu osakonnajuht ja ka minu talituse juht alati andsid mulle selliseid ülesandeid, mida ma mõnikord võtsin natukene hirmuga vastu, sest ma alati kahtlesin, et kas ma saan sellega tegelikkuses hakkama. Ja minu kogemused näitasid, et tõesti, mõnikord oli väikeseid läbikukkumisi, aga põhiliselt olid alati edulood. Ehk siis see, et asjad õnnestusid, andis mulle mõista, et kui sa pingutad, siis tegelikult kõik on võimalik. Ja sellest tulenevalt sai minust ka peaspetsialist, seejärel mõne aasta pärast sai minust talituse juht ja nüüdseks olen ma Tervisekassas osakonnajuht. Minu eesmärgid või arengusoovid on alati kantud mitte sellest, et mis positsioonile ma soovin järgmisena saada, vaid pigem seda, et mis on need järgmised teemad, millega ma soovin tegeleda ja mida ma soovin ka reaalselt ära teha. Et hetkel ma olen väga fokusseeritud sellele, et kuidas saada tervishoidu patsiendikesksemaks niiviisi, et patsiendi jaoks see kogu teekond tervishoius oleks sujuvam, mugavam ja loodetavasti pärast oleks ka parem elukvaliteet nendel inimestel. Koostöö roll Tervisekassas on äärmiselt oluline. Ühelt poolt on oluline nii koostöö osakondade vahel, osakondade siseselt, aga ka koostöö erinevate tervishoiuasutustega, arstidega, õdedega, erialaseltsidega, kas või haiglate finantsteenistustega, et üksinda me seda tööd kindlasti teha ei saaks. Et alati me küsime enda partneritelt sisendit, et muudatusi teha ja meie tervishoiusüsteemi paremaks saada. Tervisekassa puhul ma väärtustan väga paljusid asju, aga minu jaoks on kõige olulisem see, et töö, mida me teeme, on äärmiselt suure mõjuga. Mina olen Tiina Sats ja see on meie Tervisekassa.